Ühes kuningriigis elas hea ja tark kuningas, kes oli kurb, sest tal polnud lapsi. Kord aias jalutades kohtas ta 3 haldjat, kellele jutustas oma murest. Haldjad lubasid teda aidata. Üks neist lausus: aasta ja 1 päeva pärast sünnib sulle kaua oodatud laps. Täpselt ette nähtud ajal sünnitas kuninganna poja. Öösel ilmusid haldjad poisi hälli juurde, et kinkida talle andeid. Esimene haldjas lubas pisikesele julgust ja vaprust. Teine kinkis talle ilusa välimuse. 3. haldjas aga lausus: kingin sulle eeslikõrvad, et sa uhkeks ja upsakaks ei muutuks. Väike prints sirgus lausa tundidega, muutus üha ilusamaks ja julgemaks, kuid häda, ta kõrvad kasvasid aina pikemaks ning olid õige pea sama suured nagu eeslil. Kuningas ja kuninganna olid väga mures. Ei saanud ju riiki juhtida eeslikõrvadega prints. Nad püüdsid seda viga igati varjata ega näidanud väikemeest kellelegi ilma mütsita. Samuti lasksid nad poja juuksed pikaks kasvada, nii et need varjasid kindlalt ta moonutatud väljanägemist. Kuid täiskasvanuks saades tuli printsil hakata riiki valitsema ja kus on enne nähtud, et valitseja tüdruku kombel pikki juukseid kannab. Prints vajas juukselõikajat. Inimesed panid tähele, et prints kutsus enda juurde järjest uusi juukselõikajaid, kuid ükski neist ei pöördunud kuningalossist tagasi. Asi oli aga nii, et pärast juukselõikust küsis prints juukselõikajalt: ütle mulle, armas inimene, kas sa märkasid mu peas midagi ebatavalist? Ja juukselõikaja vastas: teie hiilgus, olin vapustatud, nähes teie peas eeslikõrvu. Nüüd sattus prints raevu ja käskis otsekohe juukselõikaja vangitorni pista. Kord saabus aga lossi järjekordne juukselõikaja. Prints ütles talle: ma osutan sulle suurt au ja sa võid iga päev mu juukseid lõigata, kuid mida iganes sa tööd tehes näed, see peab jääma saladuseks. Juukselõikaja ei osanud midagi halba kahtlustada ja nõustus kohe tööle hakkama. Kuidas on, kas märkasid midagi iseäralikku? Küsis prints, kui töö oli lõpetatud. Mitte kõige vähematki, teie hiilgus, vastas juukselõikaja. Prints rõõmustas, et leidis lõpuks inimese, kes suudab saladust hoida ja määras ta õukonna juukselõikajaks. Vaest juukselõikajat piinas aga väga, et ta ei tohtinud saladust kellegagi jagada. Suutmata seda piina rohkem taluda, läks ta vana eraku juurde nõu küsima. Mine kaugele põllule, õpetas eraku, juukselõikaja oli talle oma mure ära rääkinud. Kaeva sügav auk, pista pea sisse ja jutusta niiskele maamullale, mis su südant vaevab. Seal ei kuule sind keegi, siis aja auk kinni ja ongi kõik. Tänanud erakut nõuande eest, jooksis juukselõikaja kohe põllule ja tegi nagu kästud. Ta kaevas augu, pistis pea sisse ja hüüdis 3 korda: meie printsil on eeslikõrvad, meie printsil on eeslikõrvad, meie printsil on eeslikõrvad. Ta ajas augu kinni ja kohe hakkaski tal kergem. Kuid kohta, kuhu juukselõikaja oli oma saladuse peitnud, kasvas kõrge pilliroog. Kord sattus põllule karjus, lõikas tüki pilliroogu ja tegi sellest vilepilli. Ta puhus seda, kuidas oskas, kuid vilepill laulis vaid ühte laulukest: meie printsil on eeslikõrvad. Kuuldus levis kulutulena üle riigi ja peagi hõiskasid sellest tänaval kõik poisikesed. Seda kuuldes kutsus prints enda juurde juukselõikaja, kes tunnistas, et oli rääkinud tõde maamullale. Maa pilliroost vilepillile, aga vilepill kogu maailmale. Prints tahtis selles ise veenduda ja nad sõitsid põllule. Juukselõikaja meisterdas pilliroost vilepilli, puhus ja see laulis: meie printsil on eeslikõrvad. Prints mõistis: hea jääb paigale, halb aga levib kaugele. Ta andestas juukselõikajale, vabastas vangist ta ametivennad ning lubas olla edaspidi hea ja õiglane kuningas. Nüüd juhtus aga midagi täiesti ootamatut. Kõigi üllatuseks hakkasid printsi kõrvad kahanema, muutudes aina väiksemaks ja väiksemaks, kuni olid lõpuks sama suured nagu teistel inimestel. Kuna prints polnud uhkeks ega upsakaks muutunud, sai ta inimese kuju tagasi.